tervitus teile, head inimesed! Taas on saabunud nädala kõige viimane päev. Enamgi veel! On pühapäev 23. veebruar, mis ühtlasi on selle kuu viimane pühapäev. Täpselt nii palju, kui päevi on ühes aastas ehk 365 päeva, on möödunud aastaid sellest ajaloos olulisest päevast, kui Rootsi kuningaks sai Karl 11. Nii see on, et täna, 23. veebruaril 365 aastat tagasi ehk aastal 1660 sai Rootsi kuningaks juba nimetatud Karl 11. Ühtlasi sai temast ka Eesti ja Liivimaa kuningas, sest vana Liivimaa ehk tänane Eesti ja Läti olid Rootsi kuningriigi osad. Eestimaa ehk tänapäevane Põhja-Eesti liideti Rootsi kuningriigiga juba 1561. aastal kui Põhja-Eesti ning ajaloolise Rävala või siis Revali linna, mis muide uuemal ajal ehk alates 20. sajandist taanlaste linnuse linna ehk Tallinna nime kannab, kui selle linna-aadlikud andsid end Rootsi krooni kaitse alla Liivi sõja ajal. Oli kohutavalt raske aeg, millal moskoviitide ja tatarlaste väehordid meie maad rüüstasid ja põletasid. Ametlikult kinnitati Rootsi võim Eestimaa üle 1583. aastal. Liivimaa, Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti läksid Rootsi võimu alla 1629. Aastal, kui Poola ja Rootsi sõda lõppes Altmarki vaherahuga. Seejärel tunnustati Rootsi võimu lõplikult 1660. aastal Oliva rahuga. Seega samal aastal, kui Eesti ning Liivimaa kuningaks oli saanud Karl 11. See on täna, 365 aastat tagasi. Alanud oli niinimetatud vana hea Rootsi aeg. Sellise rasvase ajaloolise proloogiga saadet sisse juhatades teen reveransi meie Rootsi sõpradele ning arvukatele ajaloohuvilistele. On ju iseloomulik see, et need, kes tunnevad huvi poliitika vastu, tunnevad suurendatud huvi ka ajaloo käekäigu osas. Ehk nagu on kostnud klassikud, kes ajalugu ei tunne, selle jaoks pole olevik ega tulevik mõistetav. Igal juhul on meeldiv teid taas kohata siin, et vaadata üle ja võtta kokku möödunud nädala kõige kuumemad sõnumid konservatiivse Harjumaa lehelt. Lehelt, mis koondab tasakaalukaid mõtteid ja sõnumeid konservatiivsust, väärikust ja tasakaalukust austavatelt meediaressurssidelt. Järgnevalt vaatame üle uudised, postitused ja sõnumid, millised on konservatiivse Harjumaa lehe tarbijaid möödunud nädalal kõige enam kõnetanud. Nädala esimene tööpäev oli pisut pidulikuma hõnguga, kuna möödus 35 aastat päevast, millal Vene võimu poolt viimase okupatsiooni ajal keelustatud ja rahva poolt kõrgelt hinnatud vabatahtlik poolsõjaväeline kaitseorganisatsioon Kaitseliit taastas oma ametliku tegevuse taasasutamise kaudu. On meeldiv siinjuures märkida, et toimus see tähtis sündmus iidsel Harjumaal, tänasel Raplamaal, Järvakandis 17. veebruaril 1990. Mõnevõrra on kahju, et see teema avalikus meedias tähelepanu ei korjanud, sest tuleb tunnistada, et Kaitseliit ühendab tublisid Eesti mehi, kes ei karda kaitsta oma peret ja kodumaad. Kaitseliidu meestesse võime ikka ja alati kindlad olla. Kuid minnes nüüd meie saate põhiteema ehk populaarseimaks osutunud postituste juurde, siis esmaspäeva kõige plahvatuslikum postitus oli tegelikult lihtsalt Eesti kaart. Tõsi küll, see oli Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi administratiivpiire kujutav kaart, sest meie kehtiva põhiseaduse alusel meie rahvale kuuluvad territooriumid Ingerimaal ja Petserimaal olid seal kujutatud Venemaa osadena, aga see on eraldi suur teema, mida hetkel ei käsitle. Oluline oli antud juhul see, et kaardil olid punaka tooniga varjutatud need Eesti riigi territooriumid, mis proportsionaalselt vastaksid aladele, mida Venemaa on hetkel oma vallutussõja käigus anastanud Ukraina riigilt. Teisiti öelduna, et kui Ukraina rahva tragöödiat kujutada hetkel ette Eesti konteksti asetatuna ja nii, et meil on surve hakata venelastega pidama mingit laadi läbirääkimisi vallutussõja lõpetamiseks, siis seda olukorras, kus Eesti aladest oleksid Venemaa poolt täiendavalt vallutatud nii Ida-Virumaa kui osaliselt Lääne-Virumaa, suur osa Jõgevamaast, Tartumaast, lõviosa Põlva ja Võrumaast. Siinjuures oleks täielikult venelaste kätte langenud Petserimaa jäänukist. Paljud linnad, külad ja asulad oleksid purustatud, infrastruktuur hävinud, metsad maha põletatud ja põllud üle külvatud lõhkenud ning lõhkemata pommide ja miinidega. Oma maad kaitstes on aga hukkunud tuhanded sõdurid, rääkimata tapetud ja mõnitatud tsiviilelanikest.
See oleks meie tänane olukord ja vastab tänasele situatsioonile Ukrainas. Sellisele olukorrale, kus väsinud sõjast me ootaksime rahu ja vaataksime samas hirmuga maailma poole, kes meid aitab või kes räägib sellest, kuidas me nendest aladest peaksime rahu nimel loobuma. Ja inimestest, maavaradest, esivanemate kodudest. Ja ärgem samal ajal unustagem, et 5,2% Eesti aladest on niikuinii juba ka tänagi Venemaa ebaseadusliku võimu all. See esmaspäevane kõige populaarsem postitus ei sisaldanud ühtegi sõna, lihtsalt oli kaart, mis pani mõtlema. Konservatiivse Harjumaa poolt tuleb sedakorda tänusõnad üle anda Rakveres töötavale Tauno Rahnule, kes sellise näitliku ja lihtsalt mõistetava, kuid mõjusa postituse sotsiaalmeediasse riputas. Menukuselt teiseks postituseks oli aga taas Ameerika presidendi teema. Sedakorda puudutas uudis presidendi väidet, et ta ei usu Venemaa tahet NATOt rünnata. See seisukoht on ka mitmete analüütikute arvates õige, sest Venemaa olla hetkel sedavõrd kurnatud, et NATO ründamiseks peaks Putinlik sõjamasin enda taastamiseks nägema kõvasti vaeva vähemalt 5–8 aastat. Aga mine sa tea. Ei uskunud enamus analüütikutest ju ka 2022. aastal, et venelased alustavad täiemahulist sõda Ukrainaga. Või siis Gruusiat 2008 või Tšetšeeniat. Tuleb kahjuks leppida siiski teadmisega, et Venemaa on vaesuses virelev ja sõdida armastav riik, sest sõda on selle riigi loomulik osa, tema poliitilist vaimu ja võimu toitev substants. Sõjaarmastust ning lahinguihalust, nagu ka viha läänemaailma vastu, on Vene ühiskonnas kasvatatud põlvkondade kaupa maast ja madalast. Venemaa rahvas usub siiralt seda, et nende riik on vaenlastest ümber piiratud ning kogu läänemaailm tahab neid süütukesi sõjaliselt kogu aeg rünnata, et röövida ja allutada. Neid on nii kasvatatud lastesõimest kuni pensionieani. Oma sõnad aga ütles Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kommentaariks Ukraina presidendi väitele, et Venemaa võib juba järgmine aasta rünnata mõnda NATO riiki. Ei, ma ei ole nõus. Ma ei ole nõus. Isegi mitte natuke, ütles Trump laupäeva õhtul Floridas lennuväljal antud improviseeritud pressikonverentsil ajakirjanikele. Ühe asja aga unustas Trump tõesti. Ja seda tuletas oma lugejatele meelde konservatiivne Harjumaa, kes uudist kommenteeris järgmiselt. Rassistliku Venemaa juht on ise personaalselt kui ka oma hääletorude kaudu avalikus meedias edastanud nii siseuudistes Vene rahvale kui maailmale selget arusaama, et Venemaa peab juba aastaid sõda niinimetatud globaalse läänega. Korduvalt on Putin rõhutanud, et Venemaa peab sõda niinimetatud Ukraina territooriumil just NATOga. See teadmine pole jõudnud president Trumpini, kes ei usu seda, mida Putin on ise rõhutanud. Võttes järgnevalt vaatluse alla teisipäevase päeva oluliseimad sõnumid, saan kohe ära öelda, et kuumimast kuumimaks osutus rahvusvaheline uudis, mis sedakorda ning üllatuslikult ei lennanud otse USA presidendi kapsaaia poole. Kuigi kaudselt oli ikkagi seotud Trumpi juhtimisel toimetavate ameeriklaste tegevuse ning mõjuga Euroopa poliitikale. Kõige enam pakkus sellel päeval huvi konservatiivse Harjumaa sotsiaalmeedia jälgijatele Saksamaa välisministri Annalena Baerbocki sõnum Müncheni julgeolekukonverentsilt. Saksa välisminister edastas sõnumi, et Euroopa valmistub enneolematuks relvasaadetise andmiseks Ukrainale. Bloombergile antud usutluses märkis Annalena Baerbock muuhulgas, et toon nüüd tsitaadi. Me laseme käiku suure paketi, mille sarnast ei ole kunagi varem sellises mahus nähtud. Tsitaagi lõpp. Väljaanne Berliner Zeitung teatas Baerbockile viidates, et jutt käib 700 miljardist eurost. Nagu see varasemalt on juhtunud, nii ka sedakorda hakkas silma muster, et kui üks päevatulistest uudistest puudutas välisilma tegemisi, siis teine sama päeva tähtuudis puudutab sisemaiseid toimetamisi. Või vastavalt vastupidi. Äsja käsitletud päeva tippuudiseks oli Euroopa temaatikasse puutuv suur teema, siis teiseks kerkis oodatavalt ja loogikast kantuna sisemaine uudis. Nimelt teisipäeval võitis meie jälgijate suure tähelepanu väga kiirelt üleskutse, mis oli üles riputatud rahvaalgatuste kodulehele ning sealt peegeldatud meie konservatiivse Harjumaa lehele. Rahvaalgatuste leht on riigi initsiatiivil loodud meie inimestele aktiivsuspuhangute väljendamiseks ja teatud laadi stardiplatvormiks või sillaks inimeste soovide ja valitsejatest otsustajate vahel.
Võib öelda, et rahvaalgatuste leht sisaldab kirjapanduna ning petitsioonide või pöördumiste vormi valatuna inimeste ootusi ja lootusi väga erinevatest valdkondadest ning süstib inimestesse rohkemal või vähemal määral lootust, et nende edastatud soovid jõuavad valitsejate kõrvu. Iseasi on muidugi see, mis saab palvekirjast ehk petitsioonist edasi, juhul kui sellel lehel on inimestelt kogutud vajalik kogus toetavaid allkirju. Seaduse ja idee järgi peaks palvekiri või siis seisukoht, mis on kogunud 1000 allkirja, liikuma edasi kollektiivse pöördumisena meie parlamenti ehk Riigikokku, kus see peaks seal arutlusele või mingile mõistlikule, rahva arvamust toetavale seaduslikule seisukohavõtule jõudma. Absoluutne enamus selliseid pöördumisi, sõltumata sellest, kas need on kogunud 1000 või 100 000 allkirja, surevadki Riigikogu komisjonides ära ega jäta valitsejatesse jälgegi. Kuid siiski on tegu nähtusega, mille kaudu avalikkus saab mõõta oma poliitilist kehatemperatuuri ühe või teise nähtuse puhul. Aeg-ajalt juhtub ka, et mõne kuumema pöördumise mõju on selline, et Riigikogu komisjonist liigub see edasi mõnda ministeeriumisse, kus see võib-olla ehk kellegi tähelepanu saab või siis 1000 korra kohta võib ka juhtuda, et teema võetakse mõne Riigikogu fraktsiooni poolt Riigikogu suurde saali vestlusvooru. Käsitletava teema osas küll siis Riigikogus mingit otsust vastu ei võeta, kuid ilmselt ongi see suurim tähelepanu, mida üks rahvaettepanek saada võib, kui Euroopa Liidu Eesti iseseisvuseta provintsi omavalitsuse volikogu provintsi tähtsaimas saalis ehk Riigikogu suures saalis teemast räägib. Kuigi see petitsioonide või pöördumiste kord tundub olevat rohkem mõeldud auru väljalaskmise kohana, ei tohi unustada, et nendel palvekirjadel hoitakse teatud jälgiv silm peal. Aeg-ajalt on see silm kinni, mõnikord rähmas, udune ja väsinud, aga mõnikord ka tähelepanelikkust demonstreerivas asendis. Just nimelt aeg-ajalt. Ja seda teevad nii poliitikud, ajakirjanikud kui ka sotsiaalvaldkonna tegelased. Sest ükskõik kui üleolevalt valitsejad ka meie rahvasse ei suhtuks, ühiskonna üldine poliitiline tervis ja ütleme siis kehatemperatuur pakub neile huvi. Need kollektiivsed pöördumised võimaldavad üht-teist prognoosida ja ette näha. Nii et vahetevahel võib neist ka kasu olla. Seepärast tasub nende petitsioonimängudega kaasa minna, loota paremat ja anda võimalikult massiliselt valitsejatele teada, mida ühest või teisest asjast arvatakse või mida oodatakse ning loodetakse. Nüüd pisut täpsemalt. Kuumaks teemaks kujunenud ja konservatiivse Harjumaa lehele peegeldatud pöördumine käsitleb teemat, mis terves ühiskonnas on paraja tormi üles keeranud. See on tuuleparkide ehk tuugenite asi. Tehtud üleskutse kogub allkirju tuuleparkide rajamise vastu ning algab sõnadega. Kindlameelsusega oleme vastu 2,6 miljardit maksva tuuleparkide rajamisele üle Eestimaa. Tuuleenergial on otsene mõju inimeste tervisele, elukeskkonnale ja tekitab majanduslikku kahju. Tunneme muret Eestimaa looduse, kultuuri ja rahva pärast. Kui ma kolmapäeva õhtul käisin rahvaalgatuse lehte külastamas, siis nägin, et antud algatus oli kogunud juba 1520 allkirja. Kui toetad algatajate mõtet, siis ka sinu allkiri on sinna oodatud. Nädala 3. päeva kõige loetumateks uudisteks said üsna kahetsusväärselt ja teistest peajagu üleolevalt ainult välismaised teemad. Ilmselt see päev lihtsalt oli selline, kus konservatiivse Harjumaa jälgijad olid rohkem haaratud piiritagustesse asjadesse. Põhimõtteliselt võiks nüüd kohe ka päeva teemade tutvustusele joonegi alla tõmmata, sest mitte keegi ei kahtle selles, et kõik need puudutasid ühte või teistpidi Ameerika presidendi isikut ja ütleme siis, et tinglikult USA uut poliitikat. Ja nii see tõesti oli. Aga siiski peab ju ära markeerima kesksed subjektid, objektid ja sisu, et mitte minna vastuollu meie saate põhitonaalsuse ning kontseptuaalse skeletiga. Hea oli see, et peajagu teistest üle oli uudis, mis keerles tuntud Euroopa Liidu mõrastaja endise brittide peaministri Boris Johnsoni üteluste ümber. Brittide ekspeaminister käivitus selle peale, kui presidenti tabas massiivne kriitika Ukrainaga seotud avalduste pärast. Kuivõrd president Trumpi süüdistati 7 surmapatus ja faktidega eksimises, siis pidas Johnson vajalikuks kutsuda õhtumaade avalikkust hobuseid ohjama ning ajakirjandusliku tabuuni kiiret kapakut pidurdama.
Briti endine peaminister Boris Johnson ütles, et USA president Donald Trumpi Ukraina teemalised kommentaarid ei ole mõeldud olema ajalooliselt täpsed ning et Trump üritab oma sõnavõttudega mõjutada Euroopat ennast kokku võtma. Boris Johnson kutsus Euroopa liidreid üles mitte võtma Donald Trumpi ukrainlaste süüdistamisi sõja puhkemises liiga sõna-sõnalt. Millal me, eurooplased, lõpetame Donald Trumpi pärast skandaalitsemise ja hakkame aitama tal seda sõda lõpetada? Loomulikult ei alustanud Ukraina sõda. Sama hästi võiks öelda, et Ameerika ründas Jaapanit Pearl Harboris. Muidugi ei tohiks riik, kus toimub vägivaldne sissetung, korraldada valimisi. Aastatel 1935 kuni 1945 Ühendkuningriigis samuti üldvalimisi ei toimunud. Muidugi ei ole Zelenski reiting 4%. See on tegelikult umbes sama, mis Trumpi oma. Trumpi avaldused ei ole mõeldud ajalooliselt täpsetena, vaid eurooplaste tegudele šokeerimiseks, lisas Johnson. See oli see sama mõte, mida Euroopa ajakirjandus korjas üles äsja toimunud Müncheni tippkohtumiselt, kus rõhutati, et ameeriklased tulid sellele kohtumisele, et šokistada üles Euroopa poliitikud, kes endiselt veel pooluimaselt uimerdavad ega ole aru saanud, et käib sõda ja olukorra normaliseerimiseks on vaja jõulisi pingutusi, mitte tegeleda mõttetustega, nagu iidses Bütsantsis enne linna vallutamist. Bütsantsis oli aga see, et kui moslemite väed antiikse kultuuripärli viimast kantsi Euroopa-Aasia piiril piirasid, siis sellel ajal, kui linnakodanikud müüridel võitlust pidasid, istusid kõrged ja tähtsad isandad linna keskel ning arutasid suure ja nende arvates olulise teema üle, et millisest soost on issanda inglid. Teiseks oluliseks uudiseks oli, mis meie lehe jälgijatele tundus olulisem või põnevam, nagu eelnevalt ka vihjasin juba, taas president Trumpi tegevuse valgustamine. See, et president väga jõuliselt rehitseb riigi ametkonna kaadrit, on teada varasemast. Värske uudis käsitleb aga ühe konkreetse ja üsna kitsa suunitlusega riigiametnike seltskonda, mis on jäänud uue presidendi looreha kaarte taha kinni. Nendeks on prokurörid. USA president Donald Trump teatas, et on andnud justiitsministeeriumile korralduse vallandada kõik föderaalprokurörid, kelle eelmine president Biden ametisse nimetas. Trump rõhutas, et Ameerika õigussüsteem oli ära politiseeritud. Me peame kohe maja koristama ja taastama usalduse. Ameerika kuldajastul peab olema õiglane justiitssüsteem, see algab täna, kirjutas Trump teisipäeval sotsiaalmeedias. Sealt korjas uudise üles maailma ajakirjandus ning lõpuks ka Rahvusringhäälingu lingi kaudu jõudis konservatiivse Harjumaa uudistekaukasse. Nädala 4. päev tundus, et kõikide meie kodulehe jälgijate meele on vallutanud täielikult tuugenite problemaatika. Ja kõik see, mis Eesti riigis on seotud tuulegeneraatoritega. Varahommikust peale jooksis sisse igat sorti infot, nii valitsuse kanalitest, tippametnike kaudu kui kõikidelt meediaavarustelt. Alguses tilkus teateid planeeritavate protestimiitingute kohta. Seejärel aga sahistas meediaavarustele laiali tsunami, mis kedagi külmaks ega kuivaks ei jätnud. Tuli teade selle kohta, et valitsuse liikmed on meretuuleparkide investeeringu kohta eksitavat infot jaganud, kui nad on rääkinud 2,6 miljardi euro suuruse meretuulepargi toetuse eest saadavast ohutust majanduslikust kasust ja elektri hinna hüppelisest allatoomisest. Eksisteerivate kõrgete elektrihindade taustal mäsu sotsiaalmeedias mitmekordistus. Inimestes tekitas see tohutu meeleolu tulva ja asi võttis veelgi suuremad pöörded peale seda, kui riigikontrolör andis omalt poolt kriitilise hinnangu valitsuse allikatele. Riigikontrolör Janar Holmi sõnul ei ole Kliimaministeerium valitsusele esitanud piisavalt infot, et saaks otsustada tuuleparkide toetamise üle ja esitatud infost ei ole võimalik kindlust saada, et plaanitav otsus on Eestile hea või optimaalne. Arusaadavalt olen ma teid nüüd 4 päeva tippuudisest teavitanud ja pean kohaseks veel informeerida, et teemale tõmmati vahele joon päeva peale, kui tuli valitsusest uus teade kliimaministri kaudu. Selles edastati, et valitsus otsustas meretuuleparkidele esialgu pidurid peale tõmmata. Mitte toetada kuni 2,6 miljardi euro ulatuses meretuulepargi rajamist. Ent Kliimaministeerium analüüsib meretuuleparkide rajamise võimalusi siiski edasi ja plaanib järgmisel aastal uute plaanidega välja tulla. Seega pole teema lõppu veel esialgu näha.
Sellega saan lugeda neljapäevase absoluutse top-teema refereerituks. Teiseks suurt tähelepanu võitnud uudiseks oli üle pika aja niinimetatud kohaliku kandvusega uudis, mis puudutas Harjumaa kohalikku elu ja ilmus konservatiivse Harjumaa lehele varahommikul Kili vallast. Enne veel, kui päike tõusis või kukk kirema hakkas. Ilmselt see varahommikune ilmutamine oli see, mis talle uudistajate hulga tõi, sest teinegi ja vägagi populaarne uudis Kose vallast oleks talle suutnud kindlasti konkurentsi pakkuda, kuivõrd see puudutas ju tuugeneid ning käsitles samuti kohalikku vaadet, valgustades lugejaid Kose vallavolikogu otsustest tuuleenergia eriplaneeringu lõpetamise kohta. Kuid kõvemaks uudiseks meie lugejate jaoks päeva arvestuses osutus Kiili oma vallavolikogu tegemistega, kus samal päeval ehk neljapäeval toimunud vallavolikogu istungil tuli otsustamisele, kas vallavanemale Aimur Liivale avaldada umbusaldust või mitte. Peamine süüdistus umbusaldajate poolt esitatud avaldusest nähtuvalt oli valla elanike ebavõrdne kohtlemine ning oma võimu kuritarvitamine isiklikes huvides. Aga nagu ikka see meie poliitikas on, sõltumata sellest, kas tegemist kohaliku või nii-öelda suure poliitikaga, kui umbusalduse initsiaatoriteks on opositsioonipoliitikud, siis ei ole sellise avalduse mõju suur ning kannab endaga rohkem tähelepanu pööramise tähendust. Võib-olla pole Kiili valla teema lõppenud, kuid see on lähema või kaugema tuleviku küsimus. Üks asi on siin administratiivne kord ja sellega seotud vaidluste lahendamist teostavate organite otsused. Teine asi on poliitika, kus valija ütleb oma lõpliku sõna. Seega absoluutse tõe toovad valimised. Aga need pole enam kaugel. Teatavasti toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised käesoleva aasta oktoobrikuus. Reedesel päeval ehk nädala viimasel tööpäeval oli mitmeid uudiseid meie lehel, millised pälvisid suurt tähelepanu meie lugejate poolt. Enam-vähem 4 uudisenuppu olid sellises võrdses seisus, kuid nibin-nabin ja pisut teistest üle osutus olema uudis, milline käsitles Ühendriikide ühiskonnas toimuvaid ümberkorraldusi. See uudis rääkis sellest, kuidas president Trumpi meeskond puhastab bürokraatidest ja ametnikest riigimasinat. Kui mõned päevad varasemalt olid uudisteagentuurid teatanud näiteks korrastamistest ehk ametnike rehitsemisest riiklikus prokuratuuris, siis seda korda oli rahva tähelepanu köitva uudisena välja toodud maski dirigeerimisel toimetavate krokodillide sebimine maksuametnike tagaaias. Uudis käsitles USA maksuameti koondamisi maski juhitud kärbete tõttu. Riigi maksuametist koondati üle 6000 töötaja, nagu informeerisid erinevad agentuurid Tõnevil olevat lugejaskonda, millest osa sai ka konservatiivse Harjumaa rahvas. Ka need kärped olid osa president Trumpi kavatsusest vähendada valitsuse kulusid. Nüüd ma annan korraks sõna edasi Paulale, kes toob teile selle päeva olulisuselt või vähemalt konservatiivse Harjumaa lugejate arvates populaarsuselt teist kohta vääriva uudise. Ma tänan sind, Liina. Võtan siis hetkeks sõnajärje üle. Üsna napilt maabus populaarsuselt teiseks uudiseks kodumaine teatis, mis käsitles ja seda nüüd küll tõenäoliselt teemana üllatuseks pidada ei saanud, see on taas tuugenitega seotud probleem. See, et tuuletööstus meie lugejate tähelepanu röövib, polnud iseenesest tõesti uudiseks. Räägitakse sellest juba iga päev ja mitte vähe. Küll aga just see ning väga konkreetne uudisnuppuke oli üsna eripärane. Nimelt selgus, et mõni nädal tagasi suuri laineid löönud uurimus rahva arvamuse kohta, mis tuuletööstust puudutas ja Vinni vallas läbi oli viidud, mis muide kandis tuulikutööstuse osas suhteliselt positiivset arusaama, osutus manipulatsiooniks. Lihtsalt öeldes avalikkust eksitavaks niinimetatud uuringuks. Selliste uuringute kohta on olemas ka lihtsam ja arusaadavam sõna propaganda. Selgus nimelt, et Vinni vallas korraldatud hiljutine rahvaküsitlus tuuleparkide rajamise teemal, mille tulemused näitasid ebatavaliselt suurt toetust tuulikutele, esitati avalikkusele selgelt valikuliste ja kallutatud andmete kaudu. Ka konservatiivse Harjumaa leht puudutas seda teemat. Rakendatud manipuleerimise tõttu pole aga uuringu sisu tõeselt kasutatav. Avalikkusele esitatud küsitluse esitlusest selguvad, et jäid välja olulised andmed, nagu küsitluse täpsed küsimused, vastajate taust ja muud sarnased asjaolud. Kui ajakirjanikud püüdsid nende andmete kohta lisainfot saada, keeldus vallavanem ametlikult kuritegelikku erakonda ehk Keskerakonda kuuluv vallavanem Erki Savisaar kommentaaridest.
Ilmnes ka, et tuuletööstuse arendajad ise olid keelanud täpsete tulemuste avaldamise ja keskerakondlasest vallavanem allus sellele keelule. Selline läbipaistvuse puudumine on tekitanud kohalikes elanikes ja avalikkuses küsimusi küsitluse usaldusväärsuse ning arendajate motiivide kohta. Minu poolt sõna sulle nüüd tagasi, Liina. Ongi jälle aeg tänada südamest kõiki Pihtkasti jälgijaid. Ülevaade on tehtud ja saabki nädala lõppenuks nimetada. Põnevaks uudiseks on teie jaoks ilmselt see, et järgmise nädala lõpus puudutab ülevaade juba otsapidi uut kalendrikuud, mis ühtlasi tähendab, et mina veebruari tüdrukuna lahkun teie ekraanidelt. Ja algaval märtsikuul on teie ees nädalakokkuvõtted tegemas juba hoopis teine tüpaaž. Seepärast saan ma teid tänada meeldivalt koos veedetud kuu eest ja loota, et nähme kord kunagi hiljem uuesti. Hoolimata aga sellest, et minu asemele tuleb siia keegi teine teiega vestlema, ikkagi palun ma, et te jätkuvalt tuleksite vaatama meie pühapäevast saadet, kus me kokkuvõtteid teeme Konservatiivse Harjumaa Facebooki lehel viimase nädalaga toimunust. Piltkast ootab teid ja oodake teiegi Pihtkasti. Suurema huvi korral olete endiselt oodatud internetiaadressile, mis on ära toodud käesolevaga teie ekraanil või otsige lihtsalt Facebooki otsingus sõnapaari Konservatiivne Harjumaa. Kindlasti laikige meid, tellige meie kanalit ning levitage seda Pihtkasti kokkuvõtet ka oma sõprade seas. Seega järgmise nädalani head ja armsad Konservatiivse Harjumaa jälgijad!